Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase süütelaste päeva jutluse aluseks kuulame esimesest Korintuse kirjast esimesest peatükist salme 26–28. Vaadake, vennad, iseendid, millistena te olete kutsutud. Mitte palju tarku inimeste meelest, mitte palju vägevaid, mitte palju kõrgest soost, kuid Jumal on valinud maailma meelest narrid, et häbistada tarku. Ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamas soost ja halvaks pandud. Need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on. Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees. Aamen. Kui ma avastasin, et selle aasta viimane pühapäev langeb kokku süütelaste päevaga, siis ütleme niimoodi, et minu sees tuli üks väga sügav ohe. Sest et see ei ole väga meeldiv püha siin jõuluajas. Väga julm, väga kole, kohati nagu vastik. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis teha? Millest me räägime? Võiks ju ilustada ja pisendada, rääkida, et tol ajal lapsed suridki väga paljud ära, kes ellu jäid, olid õnneseened, kogu aeg inimesed surevad ümberringi, üldse surm on väga normaalne asi, seda te olete minu suust palju kuulnud. Aga siis ma sain aru, et ei. Et ma arvan, et me peamegi sellistel hetkedel oma hirmudel otsa vaatama, sellele valule, mis meie sees tekib, otsa vaatama. Hetkeks seal oleme ja siis küsime, mis see valu meile räägib. Ja siis ma vaatasin seda kirja kohta, mis oli antud. Ja see kõneles võib-olla ka valust, aga natuke teise nurga alt. Kui me vaatame seda teksti tausta või mida see Paulus, kellele ta kirjutab seda esimest Korintuse kirja, seesama kirja, mille sõnumi peale me ka just laulsime, siis Paulus kutsub inimesi üles lihtsusele, pühadusele ja armastusele. Pauluse eesmärk on siin kogudust juhendada, kuidagi julgustada, elamaks kristlikult keset sellist keerulist kultuurilist survet. Korintus oli väga kirju kogukond. Ta kutsus neid üles lahendama sisemisi tülisid ja konflikte. Ja ütles, et fookus tuleb hoida Kristuse ristil ja ülestõusmisel. Siis on kõik võimalik. Ja tänane kirjakoht on kohe esimesest peatükist, ehk siis üpris algusest ja annab siis kogu kirjale sellise olulise tausta ja fooni. Ja minu meelest mul oli kahju, et tänasest tekstist ei puudu üks salm enne seda, ma loen teile selle ka. Sest Paulus ütleb siin, sest Jumala narrus on inimestest targem ja Jumala nõtrus inimestest tugevam. Sellel järgneb siis, et maailm on kutsutud narridele ja nõrkadele. Mida Paulus teeb, ta vastandab siin omavahel inimliku tarkuse ja jumaliku tarkuse. Seesama rist, mis maailmale tundub rumalusena, on meie jaoks saanud Jumala väe ja tarkuse sümboliks. Ta pöörab kõik pea peale. Ja sellepärast ongi kutsutud narrid, nõrgad ja alamad. Paulusel on kombeks ja siin samamoodi räägib ta väga duaalselt. Siinne maailm, Jumala maailm. Miks ta seda teeb? Sest see oli tolleaegses retoorikas väga arusaadav viis rääkida. Ja kui me mõtleme Korintuse peale, siis seal elasid kreeklased, kes hindasid retoorikat väga kõrgelt. Ja tõepoolest selline vastandamine aitas pilti teravamaks tõmmata.
rõhutas eriliselt seda sõnumit, mida kõneleja tahtis öelda. Ja kuna need kirjad ei olnud ju isiklik korrespondents, vaid ettelugemiseks mõeldud, siis ka siin on tajuda sellist hästi tugevat viisi, et tahta rõhutada seda, mis on oluline, tuleb alati näidata, et see ei ole selle vastand. Mida Paulus soovib rõhutada? Seda, et Jumal on täielikult teistsugune kõikidest inimlikest valitsejatest. Sest paratamatult siin maailmas valitsevad inimesed, isegi kui me tahaks teokraatiat, siis ikkagi oleks inimesed need, kes seda täide viivad. Ja inimesed on paraku inimlikud. Meil on omad nõrkused, tugevused, pahed ja rõõmud. Ja sageli juhtub nii, kui inimvõim satub süsteemi, millel puudub nii-öelda enesekorrektuuri mehhanism. Näiteks demokraatlikus ühiskonnas on selleks valimised või siis võimude lahusus. Kui võimul puudub järelevalve, siis on inimestel lihtsam libastuda ja võimu kuritarvitada. Ja just sellest süütalaste päev räägibki. Inimliku võimu kuritarvitamisest. Aga mida Paulus teeb, pöörab selle siis kõik pea peale. Ta väidab, et rist, seesama sümbol, mis Rooma impeeriumis oli, ta sümboliseeris kõige alandavamat ja kõige häbiväärsemat hukkamisviisi. See rist, mis oli niivõrd madal, on tegelikult Jumala tarkuse ja väeilmutus. See ongi paradoks, mis on kristlik usu keskmes ja mida me ka jõuludel ei saa ära unustada. Või see süütalaste päev ei lasegi meil ära unustada. Et see nunnud jõulud, kus jõululaulud laulavad isegi seda, et Jeesus isegi ei iitsatanud seal sõimes. Selline beebi oli. Olete näinud mõnda sükest? Et see pilt, mida meile maalitakse, on niivõrd idülliline, et siis mingis mõttes see tänane pühapäev annabki meile selle küsimuse, et miks seda Jeesust üldse vaja oli siia maailma, et miks seda kõike tarvis oli. Sest selles maailmas, kuhu ka Paulus selle kirja kirjutab, see antiikne Kreeka antiikmaailm, seal hinnati au, staatust, retoorilist osavust, tugevust, loogikat, väge, otsiti märke. Ja rist on selle kõige vastand. Rist on häbiväärne, see märgib nõrkust, on alandav, eemale tõukav. Jumal pöörab sellega maailma väärtused lihtsalt pea peale. Ükski inimene ei saa kiidelda ise oma tarkuse, oma moraali, oma staatuse, oma jõu või muude omadustega. See on tühine. Sellega me ei saa jumalikku päästet välja teenida. Jumal ei tule maailma päästma jõu, vägivalla või poliitilise võimu kaudu, vaid ennast loovutava armastuse kaudu. Ja see toobki meid ka tagasi selle alguses mainitud valu juurde. Ennast loovutav armastus võib olla valus. Sellega võib kaasneda enda arvamuse kõrvalepanek. Ja see on kohati kohutavalt raske oma tõde eirata, oma arvamust vähemaks pidada. Ma tean, ma olen ise korduvalt selles läbi kukkunud. Vahel mõelnud, et kas see on üldse võimalik. Ja siis ei aita muud, kui ennast lihtsalt Jumala kätte usaldada. Sest inimlikul tarkusel on piirid, jumalikul ei ole. Üks lugu räägib ühest targast, kes sattus pärast surma taevasse. Läks õnneks. Kuidas sa oma elu elasid? Küsib temalt ingel. Ma otsisin tõde, vastab tark. See on hea, kiitis ingel takka, aga räägi mulle, et mis sa tegid selleks, et tõde leida? No ma teadsin, et inimeste poolt kokku kogutud tõde on üles kirjutatud raamatutesse. Seetõttu ma lugesin väga palju raamatuid.
jälle haagib minuga, aasta lõpp saab käes, vaatad, mitu raamatut on loetud, on ju, et checklist peab olema täidetud. No, ühesõnaga tark vastas siis inglile, et lugesin palju raamatuid. Ingel naeratab selle. Siis räägib tark, et taevalikku tarkust vahendab ju inimestele religioon ja ma uurisin pühasid raamatuid, külastasin palju pühakodasid. Tõde otsides ma reisisin palju. Räägib tedes, ingel muudkui noogutab ja tegeleb aktiivse kuulamisega. Mulle meeldis vestelda, vaielda teiste tarkadega. Meie vaidlustes sündis tõde, lisas tark. Ingel noogutas, tark vaikis. Ootamatult muutus ingli nägu süngeks. Kas ma tegin midagi valesti, nimestas tark? Sa tegid kõik õigesti, aga sa ei lausunud sõnagi armastusest, ütles ingel. Mul ei olnud aega armastuse jaoks. Ma otsisin tõde, teatas tark uhkelt. Sõge inimene, hüüdis ingel kurvalt. Seal, kus puudub armastus, ei ole tõde. Sügavaim tõde sünnib vaid sügavamast armastusest. Kristuse rist on Jumala tarkus, sest see näitab, et tõeline vägi ja tõeline tarkus avalduvad iseennast ohverdavas armastuses, mitte inimlikus tugevuses, loogikas või hiilguses. Aamen.